tere, meie oleme mesilased. Ja see on soofilm. Tere! Ma räägin teile 3 naljakat marufakti. Esimene, kas te teadsite, et soos on märg? Teine, kas te teadsite, et soos on laukad, mitte korilombid? 3, kas te teadsite, et soos on turvas, mitte mund? Oota, soo! Mis asja? Miks? Okei, lapsuke, head aega. Soodel on 2 võimalust, kuidas tekkida. Number 1. Madalate alade soostumine, näiteks kui kobras ehitab endale tammi. Number 2. Järved saavad kinni kasvada ja siis selle kohale tekib soo. Inimese jäljed soos. Need on erinevad. Sa näiteks kuivendad sood, et sa saaksid seda ala kasutada teisteks asjadeks. Või näiteks teiseks, see ei ole nii halb, aga sa teed matkaraja, näiteks ehitad laudteid. Või siis paned multsi alla, selle raja alla paned mingid sugused paksu kihi, et selle all olevad taimed ei saa hingata. Ja siis ja peaasi, et sa ei sööks pahasid taimi, et sa ei kukuks kokku. Soos on päris vähe liike, taimi ja loomi. Seal on mitu liiki, mis on ainult soo sees. Näiteks rabapüü ja sookurg. Aga on soos ka väljaspoolseid liike. Näiteks kahepaiksed, putukad, rästikud ja must rästas. Rabas on ka maru. Oih, vabandust, karu. Soos on vähe taimeliike ja loomaliike. Ühed liigid soos on ainult soos. Palju liike taimi. Inimese jäljed, ma arvan, see on liiga vara. Inimese jäljed soos. Need on näiteks erinevad, näiteks sa kuivendad sood. Siis sa saad seda kuivendatud ala kasutada näiteks põllualadena ja siis sa saad teha siia uue metsa kasvanud, nagu panna puid. Ja siis sa näiteks kasutad metsa ära, et sa teed, nagu see pole otseselt nii halb, aga sa nagu teed metsarajasid, näiteks nagu meil siin on. Sa nagu teed, mis need on, raudteed. Siis sa nagu neid kasutad ära halvasti, sa lihtsalt nagu ehitad ja siis sa lihtsalt kulutad metsa ja sa paned igale poole mingid selle multsi alla, nagu selle raja alla paned suguseid pabereid, mis on halvad. Inimese jäljed soos. Nad võivad olla täiesti erinevad. Näiteks soode kuivendamine, mis tähendab seda, et sa teed soo veest tühjaks ja siis sa saad näiteks teha erinevaid alasid, näiteks teha metsasid, põllumaid. Need võivad olla täiesti erinevad. Sa näiteks kulutad metsa ära, et teha näiteks. Vabandust, mingi pagana rääs. Sina räägi! Inimese jäljed soos. Need võivad näiteks näha erinevad välja. Näiteks kui on näiteks soo, nagu metsa sees, siis see nagu soo nagu tehtakse tühjaks veest.
ja siis tee uuesti. Sood saavad tekkida kahel viisil. Number 1. Sood saavad tekkida kahel viisil. 1. Madalate alade soostumine, näiteks kobras teeb tammi ja siis nagu see ala nagu muutub märjaks ja siis tekib soo või raba. Teine variant on, kui näiteks mitte raba, vaid nagu järv kasvab kinni, siis saab ka tekkida raba või soo. Soodel on 3 varianti, kuidas sood saavad tekkida. Esimene variant, järv kasvab kinni. Teine variant, kas nagu selles mõttes, et kui Teita või? tee uuesti. Mis soo on? Ma ei tea. Aga mis taimed see on? Ei tea. Aga kas see on loomi? Ei tea. Aga mis te siin teete? Ai, tere, meie oleme mesilased. Ja see on meie soofilm. Tere! 3 naljakat või lõbusat fakti soo kohta. Kas te teadsite, et soo on märg? Kas te teadsite, et soos on tammud? Kas te teadsite, et soos pole porinombid, vaid hoopis